Uus nädal, uued asjad. Vana külaline, vana jäts. Nüüd hakkas rannas, eelmine kord ta päevitas selga, nüüd ta päevitab kõhtu. Et sellepärast ikka meil on jällegi külaline Riho. Ja tegelikult suhteliselt ajalooline hetk. Me ei ole oma saadetes veel, ei ole barbecues ühtegi toodet teinud. Ja nüüd, kuna produtsent siis alastas ja andis meile ribisi. Max Mooritsa mesised grillribid ja Max Mooritsa vürtsikad grillribid. Ja need paneme nüüd siis barbecue ahju. Siis on meil siin veel maisi, tomatit, rabarber, värske. Seda me ära ei koorinud, kuna tegu on nii noorega, et siis see koor on läbinäritav. Zucchini, need grillime ära ja serveerimegi. Aga nüüd siis Riho, tulista kiirelt üks grilli ja barbecue erinevus. Nii. Tuld. Temperatuuri erinevus. Jah. Ehk siis barbecue puhul on tegu sellise madalas temperatuuris küpsetamisega. Siuke circa keskelt läbi 100 kraadi. Et võib-olla natuke madalam siin, ütleme 90 kuni seal 110, 120, mitte rohkem. See vastu grillil on siis kõrge temperatuur kuskil circa 250 kraadi. Võib-olla rohkem isegi äkki. Ja rohkemgi veel, aga üldiselt mitte vähem. Ja lähtuvalt sellest siis loomulikult küpsemise aja erinevus ehk siis barbecue ahjus. Noh, ma arvan, see ribi siin siuke päris hea tulemuse saaks, kui ta üks tund aega on sees, pool tundi kuni tund sõltuvalt, kuidas temperatuuri hoida. Grilli peal lased 50 minutit valmis, nii et see põhiline erinevus. Loomulikult lased veel rääkida? No, selle saab hästi kiiresti tegelikult kokku võtta. Barbecue tähendab siis madal temperatuuril niiskes keskkonnas ja suitsuses keskkonnas küpsetamist. Pikaajalist. Just, ja grill on siis lühiajaline kõrgel temperatuuril kuivas keskkonnas küpsetamine. Jah, selleks barbecue ahjus. Siin all on ka vesi, mis annab seda niiskust. Vesi on ahjus, see on otseses mõttes kogu aeg. Vesi on ahjus. Ja mis kõige tähtsam erinevus barbecuega, aega läheb maru palju, see tähendab veini ja õlut läheb oluliselt rohkem kui grilliga. Aga lõpptulemus on seda väärt. No nii, ja lähevad meie super-puper ribid siis barbecue ahju. Barbecue ahjus muidugi, need on siin juba marinaadis, aga barbecue ahjuga panna täiesti toore liha ju. Ilma ühegi maitsestuseta annad talle paar tundi mõnusat kõva suitsu. Suitsu andmisest räägib mõne hetke pärast kohe Riho. Ja siis lihtsalt iga veerand tunni tagant hakkad moppima. Mopp, mitte põrandapühkimismopp, vaid tegelikult nimetatakse mopiks siis paksu, tugevalt ülemaitsestatud kastet. Maitsekaste. Maitsekaste, mis annab siis lihale maitse. Aga suitsu andmisest tulista nüüd siis Riho. Just. Millega? Ehk siis suitsuga see lugu, et nagu sa ütlesid, alguses on mõistlik suitsu anda ja mul on siin likku ka pandud selline, võiks siis seda nimetada märjaks lepalaastuks. Et poest täiesti müüakse minu teada siin suurtemates kaubanduskettideski saadaval sellised, vaatan, lepalaast või siuke lepasaepurgu ja poes müüakse selliste kottide sees. Et mõistlik oleks see panna siis vette likku, lasta lihtsalt vesi peale ja seista siuke circa veerand tundi. Seejärel protsess on siis see, et ta tõmbab vee sisse, läheb niiskeks ja visata lihtsalt siia barbecue ahju alla tulle. Seda märga lepalaastu siis vees leotatud. Aga samas on ka see, et ei pea olema tegelikult lepp, vaid ka näiteks hikori annab väga head, õunapuu annab väga head. Kirsiga või luuviljalistega natuke raskem selleks, et need hakkavad seda tõrva või vaiku välja ajama, siis võib nagu väga mustaks minna. Aga need lehed sobivad väga hästi jällegi, et õunapuuleht ja samas ka nõges. Viska siis mingi pinu alla ja nüüd nagu näha, vaata ongi, praegu on ega siit suurt nagu ahjus suitsu ei tule, aga kui ma see märga laastusi alla viskan, kindlasti peale selle
laastu viskamist, alt uks kinni, ahjul kui on siibrid, siis siibrid kinni, et see suits jääks siia sisse, ei lenda kohe korstnast välja. Ja ongi niiviisi sihuke minut kuni 2 võiks olla ahjuuksed kinni, see suits käib läbi ja annab sihukese mõnusa suitsumeki ja värvi ja kõik muud selle lihale ja uks lahti, vana suits tuleb välja lasta, temperatuur ahjul jälle tõuseb natuke, see nii-öelda tuli tuleb alla ja seejärel korrata siis protsessi, et niiviisi sihuke 3, 4, 5 korda sõltuvalt, kui suur lihatükk sees on, et Barbecue võib panna isegi mingi 5-6 kilose, isegi on ju terve siga. No, sõltuvalt ahju suurusest. 45 kilo, 50 kilo läheb terve siga sisse. Siia kahjuks ei lähe, aga iseenesest sihukesed suuremad kintsud ja need loomulikult kõik sisse, et pole probleemi. Ja pole vaja eelnevalt maitsestada. Nii, ja ribid meil siis ahjus olnud. Ja, circa paar tundi. Ja siin nad nüüd on. See on see mesine, jah? See on mesine grillribi, jah. Ja siin siis väiksemad ehk siis babybackist lõigatud vürtsikad grillribid. Kuule, vaata, siin on see grilli ja barbecue erinevus on see, et ikka barbecue just välja tuleb, ta on kuidagi selline kuldsem ja selline värvi erinevus ka lisaks, on ju. Ja ikka, maitse ja kõik on tegelikult teistsugusem. Ja lisandiks teeme hästi lihtsalt. Meil on siin mais, rabarber, zucchini, tomat, salatilehe paneme lihtsalt alla. Märime need õliga kokku, grillime ära ja siis on meil siin mingi niukene barbecue glasuurkaste. Paneme sellega maitset juurde ja kogu lugu. Kas sa ei sööks või? Ma ilmselt söön ka. Kus sa pääsed? Kuule, seda sussu kannatab kuskil mujal ka panna või? Jaa, võileiva peale. Mõistlik. Ja samas ka see, et barbecue ahjus tegelikult ainult, et mitte see, et nüüd on ainult liha tegemiseks, siis saab ka täitsa vabalt desserti teha, seal oleme isegi crème brûleed teinud. Ja minu teda jäts vist on crème brûleega isegi maailmas mingisuguseid auhindu. Siis kui ta rannas ei olnud veel, on ju? Võitnud, ja siis kui tal ei olnud ranna jaoks aega, siis kui ta veel võistlemas käis, on ju. Just. Täpselt. Kusagil kaugel maal. Ma nüüd võin eksida, kas see oli Jamaika või oli see Lõuna-Aafrika. Ühesõnaga, kõik on tahtes ja fantaasias kinni ja proovida tasub kindlasti kõike, et... Ja ikka. Panen nüüd siia kuidagi nii ilusalt lahedalt, jah? No see on nüüd küll tuleb siin meil mingi lihasööja unistus. Taimetoitlased, värisege. Ja siin me nüüd oleme. Ja selline asi siis ajalooliselt lihakokkades esimest korda barbecue ahi. Ja, mis siis ikka? Mis me ütleme? Hea tisu! Mees, lihideni!